Siis kõigile disainmõtlemise ja digiturunduse infotundi tulemast. Ja täna mina olen siis Kaisa Raadik, õppekava programmi juht ja minuga koos on siin infotunnis Urve Tamman, õppekorralduse peaspetsialist. Urve saab siis lehvitada. Nii. Kuidas see loogika siis on, et kõigepealt räägin teile üldiselt natukene õppekavast, siis räägime sisseastumistingimustest ja siis saate küsida küsimusi. Vahepeal saate küsimusi chati lisada ja jooksvalt siis lõpus ka häälega küsida. Nii. Disainmõtlemine ja digiturundus on siis uus bakalaureuse õppeastme õppekava Pärnu kolledžis. Õpingute kestus on 4 aastat, see on osakoormusega õppe. Ehk kui tavaliselt täiskoormusega oleks 3 aastaga selline maht läbitav, siis osakoormusega on see tehtud 4 aastale, ideaalne töötavale inimesele. Õppevorm ongi sessioonõpe, toimumiskoht nagu öeldud Pärnu kolledž ja õpe on tasuline. Ja seda siis saab igaüks ise valida, kas ta maksab 1100 eurot semestris või 60 eurot ainepunkti eest. Õppekava eesmärk on anda terviklike disainmõtlemise ja digiturundusalane bakalaureuse kõrgharidus ning pädevused tegutsemaks ettevõtjana või töötamaks turundusjuhi spetsialisti kvalifikatsiooni nõutavatel või eeldavatel ametikohtadel. Hästi üldiselt, mis asi on üldse disainmõtlemine, see lühidalt öeldes ongi see loov ja kasutajakeskne probleemide lahendamise kunst. Et disainmõtlemine on sobilik nende probleemide lahendamiseks, mis ei ole päris täpselt defineeritud ja millel ei ole ühte kindlat lahendust. Ja sealjuures on see probleemide lahendamise osa vaid jäämäe tipp. Lisaks lahendustele on disainmõtlemine võimas tööriist üleüldse probleemide raamimiseks ja väljaselgitamiseks. Disainmõtlemine, disainialased teadmised üldiselt loovad olulise konkurentsieelise eristumise organisatsioonide turundustegevustes, võrreldes siis konkurentidega. Sealjuures ei pea see olema ainult turunduse kontekstis, et seda saab ka laiemalt kogu organisatsiooni kontekstis mõelda. Jah, kogu see protsess pikendab planeerimise faasi, kuid maandab igasuguseid riske, meetodika suureneb empaatiavõime, õpetab kuulama, mõtestama seoseid nägema ja protsessi kaasatakse mitmeid erinevaid osapooli ja lähtutakse enda klientidest. Ehk siis see vana viis, et ma loon midagi, mul on ressursid ja ma teen midagi, on ümber pööratult siis nagu selline, et ma vaatan, mida mu klient vajab ja lähtun just temast. Ja disainiga üleüldiselt ongi võimalik tagada see, et millega tegeletakse, on lahendamist väärt. Digiturundus hõlmab nii veebilehti, sisuturundust, otsingumootorite optimeerimist, digitaalset reklaami, e-posti, sotsiaalmeediat, kaasturundust, mobiilset turundust, avalikke suhteid veebis, vestlusintellekti ja veebianalüütikat. Ja seda kõike siis hõlmab meie õppekava samamoodi. Õpiväljundid. Õppekava läbinud siis üliõpilane, mõistab organisatsioonide süsteemset käsitlust. Sealjuures turunduse seoseid organisatsioonide teiste funktsionaalsete valdkondadega seostades. Mõistab ja rakendab erialaseid põhiteadmisi, teooriat ja meetodeid oma töös. Mõistab disainmõtlemise alusprintsiipe, rakendab seda loogikat majandusprobleemide lahendamisel, mõistab digiturunduse eripärasid ja rakendab neid organisatsioonide turundustegevustes, analüüsib, planeerib ja korraldab
organisatsiooni turundustegevusi ja analüüsib ennast ja oma tegevusi nii individuaalsete kui meeskondlike ülesannete kontekstis. Õppekava on jaotatud mooduliteks ehk siis teemaplokkideks. Kokku on kogu õppekaval 180 EAP-d ehk ainepunkti, millest üks EAP on siis 26 tundi. Teemaplokid või siis moodulid kujunevadki sissejuhatus ettevõtlusesse, disaini ja turundusprotsessid, disainmõtlemine, disaini juhtimine, strateegiline turundus, digiturundus, valikmoodul või siis mobiilsusmoodul, vabaained, praktika ja bakalaureuse eksam. Räägime nüüd natukene kiirelt üle kõikide sisu. Ehk nad ei käi täpselt järjekorras. Erinevatest moodulitest võetakse loogiliselt erinevad ained ja pannakse siis semestriks kokku, aga mingisugune loogika on seal taga, kuidas neid võetakse. Aga kui me nüüd räägime sissejuhatus ettevõtlusesse, siis selle eesmärk ongi anda igasugused baasteadmised ettevõttest, süsteemidest, arendada suhtlemisoskust ehk siit saab sellised üldised ettevõtlusalased teadmised. Olen välja toonud ka erinevad ained, millest see moodul koosneb. Ettevõtluse alused, ilmselgelt sissejuhatus kõrgkooli õpingutesse, suhtlemisoskus, eneseväljendus, sotsioloogia, kultuuriline mitmekesisus ja akadeemiline eesti keel ja teadustöö alused. Edasi on disaini ja turundusprotsesside moodul, mille eesmärk on anda teadmised ja oskused nii disaini kui ka turunduse eriala projektide elluviimiseks läbi protsesside juhtimise ja disainmõtlemise rakendamise. Ja seal on sellised ained nagu sotsiaalse väärtuse loomine, organisatsiooni brändi arendamine ja rahvusvahelistumine ja see hõlmab selliseid erialaprojekte üldisemalt öeldes. Disainmõtlemise mooduli eesmärk ongi anda kõik need alusteadmised disainmõtlemise protsessist, käsitlusest ja rakendada neid kaasates loovmeetodid, ained, disainmõtlemine, teenuse disain, visuaalne mõtlemine ja loovmeetodid, kommunikatsioonidisain, kvalitatiivsed meetodid disainis ja loo jutustamine. Edasi on disaini juhtimise moodul, mille eesmärk on anda teadmisi disainiprotsessi ja disainimeeskonna juhtimisest ning rakendada neid teadmisi digitaalsete lahenduste arendamisel. Hõlmab aineid nagu disain ja innovatsioon, digitaalse teenuse arendus ja disain, meeskonna töö disainis, ringdisain ja rohemajandus, infograafika ja erialane inglise keel. Strateegilise turunduse moodul, üldteadmised organisatsiooni turundustegevuse mõistmiseks ja juhtimiseks, turunduse müügijuhtimine, brändi selle kujundamine, turunduse strateegiline planeerimine, turunduskommunikatsioon ja ärisuhted. Siis on digiturunduse moodul, mille eesmärk on anda digiturunduse spetsiifilised teadmised. Ained on seal sotsiaalmeediaturundus, internetiturundus, veebilehtede loomine ja sisuturundus, veebipoed ja müük veebis ja mõjuisikupõhine turundus. Ja siis on valikmoodul või siis mobiilsusmoodul. Sellega kaasneb võimalus omandada teadmisi disainmõtlemise ja digiturunduse spetsiifilistest valdkondadest või siis ettevõtte funktsionaalsetes valdkondades, enesearengus. Ehk siis see on see valikmoodul, kus on antud erinevad ained, mille vahel tuleb valida 12 ainepunkti mahus endale sobivad. Ja teine võimalus on siis kasutada mobiilsusmoodulit, millega saab rahvusvahelise kogemuse õppides välismaises kõrgkoolis ehk saab minna üheks semestriks kuskile välismaale õppima. Selle mobiilsusmooduliga on selline asi, et kõik ained, kool ja nii edasi, mida seal välismaal õpitakse, arutatakse siis läbi koostöös programmijuhiga ja kui programmijuht ütleb oma lõppsõna, siis on võimalik seda moodulit rakendada. Vabaained, mida saab võtta siis igast erinevast ülikoolist.
ja kaasa arvatud Pärnu kolledžist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist ehk kõik vabaained, mis on vabalt valitavad. Siis on praktika ehk praktika organisatsioonis, kõik teooria rakendamine siis päris organisatsioonis kogemuste omandamiseks ja seostamiseks. Ja õppekava lõpeb bakalaureuse eksamiga, kus õppija kinnistab ja süvendab õppekava läbimisel omandatud üldoskused ja erialased teadmised ning rakendab neid erialases uurimustöös valdkonna probleemi lahendamiseks ning erialaste teadmiste näitamiseks. Räägime natukene bakalaureuse eksamist, sest see ei ole päris tavaline selline, et kui üldiselt ülikooli lõpetatakse lõputööga, mis on teaduslik lõputöö, pikk ja mahukas, siis sellel õppekaval koosneb bakalaureuse eksami moodul 2 osast. Üks osa on kaasus, mis tuleb koostada ehk portfoolio koostamine ja selle jaoks on toetav seminar, mis on 6 EAP mahus ja see toimub paralleelselt selle nii-öelda kaasuse ehk portfoolio koostamise protsessiga läbi aastate. Ehk juba algab see tegelikult esimese aasta kevadel ja ülejäänud õpingute ajal igal aastal tuleb natukene juurde ehk juba õppekava algusest kuni lõpuni saab seda lõpukaasust kirjutama hakata. Ja teine osa on siis kirjalik bakalaureuse eksam. Selle jaoks on nii nagu ikka ka teistel õppekavadel võimalik teha ju eksamit, saab küsimused, saab teemad, saab materjalid ja siis õppija saab ennast kurssi viia, õppida, meelde tuletada, korrata kõike õpitud ja lõpuks tuleb valikvastustega eksam. Olen toonud siia sellise väikese loogilise ülesehituse, et kuidas siis see õppekava jaguneb erinevate aastate lõikes. Ehk nagu siit aru on saada, siis digiturundus tuleb tegelikult alles 3. aastal. Ehk loogika on see, et esimesel aastal õpitakse selgeks kõik ettevõtluse alased teadmised. Üldiselt on mingisuguseid erisusi, et mingid asjad tulevad hiljem, või siis digiturundusest midagi varem, aga üldine loogika on see, et esimene aasta on ettevõtluse alased teadmised, sotsiaalse väärtuse loomine, disain mõtlemine ja disainjuhtimine üldisemalt. Ja ka natukene selles suhtes, et disain mõtlemise osa tuleb ka kevadel nagu selles suhtes natukene täpsemalt. Teisel aastal on organisatsiooni brändi arendamine ja tuleb sisse strateegiline turundus. 3. aastal rahvusvahelistumine ja digiturundus. Ja 4. aastal on valikmooduli või siis mobiilsusmooduli aeg ja vabaained ühes semestris ehk on võimalikuks tehtud see, et kui keegi tahab minna välismaale õppima, siis õpingud siin olles ei pikene. On loodud võimalus see, et kohustuslikke aineid sel ajal ei ole, et sa saadki rahulikult kas kasutada oma mobiilsusmoodulit või võtta siin koha peal valikmoodul ja vabaained. Ja kevadel viimasena ongi praktika organisatsioonis ja bakalaureuse eksam. On ka mõned ained veel, aga see on selline üldine loogika, et kuidas siis asjad käivad, et digiturundus või disainmõtlemine esimesel aastal, strateegiline turundus teisel, digiturundus 3. ja siis sealt edasi. Sisseastumine. Avaldusi saab siis esitada alates 13. juunist juba esmaspäevast kuni 29. juunini SAIS-is ja esimesed vastuvõtuotsused tehakse avalikuks 12. juulil ning õppeaasta siis algab juba 29. augustil ametlikult. Vastuvõtutingimused on, et lisaks SAIS-is esitavale kandideerimisavaldusele on vaja kirjutada motivatsioonikiri ja kandideerida saab siis ilmselgelt
kas siis keskharidusega või sellele vastava haridustasemega, näiteks kutseharidusega. Motivatsioonikiri, mis tuleb siis lisada SAIS-i, peab andma ülevaate üliõpilaskandidaadi erialasest motiveeritusest ning valmisolekust õppimiseks sessioonõppe vormis ja paari ainet inglise keeles. Seal tuleb ka senist tegevust seostada valitud erialaga ning üldiselt orienteeritusest disainmõtlemise ja digiturunduse küsimustes ning analüüsi ja väljendusoskust vaadatakse seal ka. Motivatsioonikirjas on meil olemas vorm. Vormi saab meie koduleheküljelt disainmõtlemise digiturunduse õppekava alt või siis siin slaidil allpool olen ka välja toonud, et lingi, kust seda leiab ja siis juhendi, kuidas üldiselt sinna lingile jõuda. Ehk motivatsioonikirjas tuleb vastata küsimustele. Esiteks, millised on ajendid ja motivaatorid Pärnu kolledži õppekavale õppima asumiseks ja milline on valmisolek õppida sessioonõppe vormis ja paari ainet inglise keeles. Teine küsimus on seal, et millised on olnud senised kokkupuuted disainmõtlemise ja digiturundusega, nii tööalased kogemused, õpingud, muu tegevus. Ehk seal kindlasti ei piisa seda, et kokkupuudet seni ei ole olnud, tundub huvitav, tahan õppima hakata. Meil kõigil on tegelikult selliste asjadega kokkupuude olnud. Sel juhul tuleb natukene lugeda, vaadata ja leida need kokkupuutepunktid. Ja kolmas on see, et millised on õpitu rakendamise tuleviku väljavaated. Natukene motivatsioonikirja hindamisest. Ehk hinnatakse eriala valiku motiivide sisukust ja selgust. Ehk Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õpikohana valimise ajendeid, karjääriperspektiivide selgitamist õppekava läbimise järel ja muid eriala valikuga seotud aspekte. Suutlikkust põhjendada valmisolekut sessioonõppe vormis õppimiseks ja inglise keele oskuse taset vastavalt motivatsioonikirja vormis lõpus toodud lisale. Ja selle osa eest on võimalik saada maksimaalselt 30 punkti. Teiseks siis hinnatakse kandidaadi oskust välja tuua oma senine tegevus, töö, õpingud, huvid, igasugune muu tegevus, mis on seotud valitud erialaga ning üldist orienteeritust disainmõtlemise ja digiturunduse teemades. Ehk tark on sisse tuua tegelikult motivatsioonikirjaga natukene sellist teaduslikku aspekti. Ja selles osas on võimalik saada maksimaalselt 40 punkti. Edasi hinnatakse arutluse ja väljendusoskust, hinnatakse motivatsioonikirja teksti ülesehituse loogilisust, esitatud info ja argumentide asjakohasust ning kirjalikku eneseväljendusoskust ja eesti õigekeelsust. Ja selle eest on võimalik saada taaskord 30 punkti. Ehk siis kokku on võimalik saada motivatsioonikirja eest maksimaalselt 100 punkti. See nii-öelda sisseastumiseksam ehk siis meil motivatsioonikiri on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 66 punkti ja siis läheb see pingerea alusel, kes saab sisse. Ja nagu öeldud, siis saab 12. juuli teada esimesed sissesaajad. Peale lõpetamist, kelleks on võimalik saada? Turundusspetsialistiks, turundusjuhiks, digiturundajaks, teenuse disaineriks, projektijuhiks, arendusjuhiks, mikro- ja väikeettevõtte juhiks ja võimalus on kindlasti jätkata õpinguid magistriõppes. Ehk sarnaseid erialasid, mis lähevad edasi, on magistriõppes olemas, kas siis digiturunduse poolelt, disainmõtlemise poolelt või kust iganes, et saab kindlasti ka magistris sama hooga edasi jätkata. Üleüldiselt tegelikult tehnoloogia areng ongi automatiseerinud nii mõnedki töökohad, kui disaini ja turunduse valdkonnas on tehnoloogia hakanud pigem töökohti juurde looma. Ja tegelikult mina rohkem ei peagi siin oma juttu, et võimalus küsida erinevaid küsimusi.
olen siia slaidile toonud kodulehekülje. Lisaks, kui seal täna veel ei ole, siis lähiajal kindlasti tulevad õppesessioonide ajad on leitavad koduleheküljelt ja samamoodi ka tunniplaan. Ja mina praegu tänan, lõpetan jagamise ja ootan teie küsimuse. Vaatame, kas midagi chati juba on tulnud. Urve kirjutab siin chatis ainult. Nii et, kellel on küsimusi õppekava kohta? Urve, äkki sa tahad ise midagi lisada seoses sellise tehnilise poole? Praegu ennem kui küsimusi ei ole, et ma lisasin nüüd selle kodulehe lingi, et kus see õppekava meil asub. Ja kuna koduleht on meil päris kõvasti uuenenud ja siin tegelikult on väga palju head informatsiooni, aga kõik see on kirjas, mis Kaisa juba rääkis eelnevalt, siis kodulehel kõik kohad, mis on linnukesed, kus on ees või kus on taga linnukesed, siis neid saab kõiki lahti klõpsata, ja täpsemalt siis nende asjadega tutvuda. Aga me tegelikult ikkagi ootaksime nüüd küsimusi. Kui palju inimesi kandideerib, no seda me veel ette ei tea, sellepärast et see on täiesti uus õppekava, aga meil oli palju kohti, 20 õppekohta oli, eks ju. 30 lausa ei olnud. 30 oli, ja, vabandust, 30 õppekohta, jah. Et selline esimene aasta, ehk siis täna me ei oska veel öelda seda, et kui palju inimesi kandideerib. On küsitud, mida ma võib-olla, mis päevadel toimub õpe. Üldiselt on meil sessioonõppe niimoodi jaotatud, et see on kolmapäevast pühapäevani, aga kuna tegemist on osakoormusega, siis Urve, kuidas see oli, et nendel osakoormusega õppes nii pikalt, nii palju päevi tegelikult ei ole? Kui tavapäraselt toimub õppetöö sessiooniõppes kolmapäevast pühapäevani, siis osakoormusega õppes me oleme proovinud planeerida, et oleks reedest pühapäevani. Võib erisusena sisse tulla ka neljapäev, aga põhimõtteliselt ikkagi proovime panna reedest pühapäevani. Ja siis on küsitud kohe ka, et mis kellaaegadel on tunnid. Õppetöö algab meil hommikul kell 9:30 ja võib kesta kuni 18:45, tavapäraselt küll kella 5-ni, aga esimesel kursusel võib olla ka pikemalt. Võin juba öelda, et septembris on küll kohe neljapäev, reede, laupäev, pühapäev. Ja, et tavaliselt esimesel kursusel ongi natukene nagu tihedam, järgnevatel juba läheb natukene lahedamaks asi. Nii, siis on küsimus, kas pigem ootate gümnaasiumi lõpetajaid või vanemaid inimesi? Sa, Kaisa, tahad ise vastata sellele küsimusele? Ja, meie üldiselt võib ju öelda, et me ootame kõiki. Õppekava on sobilik nii gümnaasiumi lõpetajale kui ka siis sellele nii-öelda vanemale inimesele, kes tahab end harida just disainmõtlemise ja digiturunduse vallas ja selles, et need on kokku pandud, mida kuskil mujal niimoodi kokku pandult ei ole. Ehk loomulikult on aineid, mis nii-öelda sobivad sellele gümnasistile, mis õpetavadki just seda eneseväljendust, mis võib-olla sellel vanemal on juba olemas. Aga kõik spetsiifilised ained ja tegelikult üldine õppekava ülesehitus on selline, et see on mõeldud ikkagi nii töötavale, tänasel päeval töötavale turundajale, kui on võimalik tulla ka otse gümnaasiumist. Sessioonõpe on nagu selles mõttes on hea, et kui on ikkagi inimene tahab tööl käia, et siis üks ei välista teist. Kas õppesessioonid toimuvad seminari vormis? Jah, selles suhtes on nii loenguid, seminare, praktikume, kõike.
millise taustaga inimene peaks olema, et õpingutes edukas olla? Ma arvan, et siin ei loe väga see taust, et edukas olla. Pigem loevad need sisemised väärtused ja motivaatorid selle jaoks, et kui ma tahan ja teen ja suudan, siis ma ju olengi edukas. Et tausta edukuse jaoks ei saa öelda, et sa oled edukas, kui sul on mingi eriline taust. Siis järgmine küsimus, milliseid aineid saab võtta korras üle tuua ja et kuidas arvestatakse töökogemust? Ma nüüd tahan siia öelda seda, et võtta on väga individuaalne lähenemine ja võtta nõustamist me ei saa teha ennem, kui teil on kehtiv õppekoht. Ja siis me lähtumegi individuaalselt ja siis te võite tulla näiteks minu juurde võtta nõustamisele. Ja võtta taotluse vaatab üle komisjon, kuhu kuuluvad siis Pärnu kolledži õppekavade programmijuhid. Tegelikult on meil õppesessioonid täiesti teada ja on ka juba kodulehel üleval ka. Ja ma vaatan kohe, kas ma saan selle lingi siia panna, aga vahepeal võite millestki muust rääkida. Töökogemuse arvestamine on selline asi, et see on samamoodi võtta ka komisjoniga kooskõlas, põhimõtteliselt see ongi väga individuaalne ja nagu Urve ütles, et komisjoniga ja kõigega otsustatakse neid, et tänasel päeval ei saa kindlalt öelda mitte midagi, et mida saab üle tuua, mida ei saa üle tuua. Võimalusel, kui on õpiväljundid eesmärgid ainetes selgelt omandatud kuskilt, siis see võimalus on. Millised ained toimuvad inglise keeles? Ja. Kohe otsin siit. Tegelikkuses on inglise keeles all praegu valikained osaliselt. Ehk põhiaineid üldiselt tervet ainet inglise keeles täna ei ole, aga on võimalus, et tuleb külalisi ja need külalised just disainmõtlemise või siis ka digiturundusega võivad olla välismaalt ja võivad olla inglise keeles. Aga tervet põhiaineid tervelt inglisekeelsetena ei ole. Nii ma panin eksamises või selle õppesessioonide lingi siia ja panin ka kuupäevad, aga siin kuupäevad on nüüd ikkagi selliselt, et siin on kolmapäevast pühapäevani, et siis tunniplaanidest saab seda vaadata. Ja kui te olete sisse saanud, siis me saadame augustikuus väga informatiivse kirja kõikide tunniplaanide ja loengusessioonide ja alustamise kohta, et siis e-kirja teel. Võin lisaks öelda, et disainmõtlemisel ja digiturundusel esimene aasta, esimene sessioon on nii, et 31. august ei ole midagi, et 1. september algab suurte infotundide ja üldise informatsiooni jagamisega ja siis kohe otsa ained. Ja siis avaaktus on ka. Jah. Vahepeal, kui praegu küsimus ei ole, siis ma tean, minult on küsitud sellist küsimust, et mis vahet on disainmõtlemisel ja tavalisel mõtlemisel? Ehk kui me nüüd laialt mõtleme sellele, siis tüüpiliselt alustatakse ettevõtlust äriideest, mis sünnib ettevõtja vaatest. See on see nii-öelda see vana ettevõtluse paradigma. Mul on ressursid, ma pakun nende põhjal välja lahendusena, kas siis mingi toote või teenuse või lähtun eelkõige iseendast ja oma ettevõtte ärilistest vajadustest ja alles siis, kui toode või teenuse müük ei edene piisavalt või turunduses on, ühesõnaga see minust lähtumine ei ole olnud piisav, siis hakatakse alles uurima nõudluse poolt ehk kliendi vajadusi, soove ja kõike muud. Et disainmõtlemine pöörab kogu selle mõtlemisprotsessi just vastupidiseks. Ehk alustatakse kliendist ehk lõppkasutajast ja seotud osapoolte ning konteksti analüüsist. Ja
konkureerivate väärtuspakkumistega alternatiivide kaardistamisest, erinevatest analüüsidest ja alles siis liigub lahenduste väljatöötamise suunas. Ja üldiselt sellises kaasaegses ettevõtluses on see disainmõtlemise pool ka juba tuntud mingil määral. Sisuliselt seda rakendatakse, seda kliendikeskset mõtteviisi ka juba uute ettevõtete loomise algusfaasis, aga võiks olla rohkem. Ja õppekavalt saab sellise üldise suure nii-öelda tööriistakasti nagu ehk disainmõtlemise erinevad meetodid, et kuidas, mida, millises faasis kasutada, et just kõige paremini, et lähtudes nii-öelda kliendist ja tema vaatest, siis me üldiselt oleme tegelikult ettevõtluses kõige edukamad. Ma räägiks nüüd tasumisest, et siin on tulnud küsimus, et kuna õppekava on tasuline ja kui valida tasumine semestri eest, kas siis see toimub iga 6 kuu tagant. Meil on õppeaasta ongi jaotatud semestriteks, on sügissemester ja on kevadsemester ja arve tulebki siis 2 korda õppeaasta jooksul ja arve maksmise tähtajaks on siis sügissemestril 20. oktoober ja kevadel on 20. märts. Ja kui te olete sisse saanud, siis teiega sõlmitakse õppeteenuse osutamise leping, kus on ka need asjad kõik kirjas. Ja etteruttavalt ma võin öelda, et esimesel semestril te maksate semestritasu, järgnevatel semestritel teil on õigus valida, kas siis soovite maksta semestritasu alusel või siis ainepunktide alusel. Ja. Teine küsimus on see õppeaine läbimine. Ei ole, et ühes semestris on aine, et üldiselt need on ikkagi jaotatud kogu semestri peale, et ühes sessioonis on erinevaid aineid. Urve oskab äkki selle mobiilsusõppe tasumise kohta vastata. Praegu mõtlen, et see on ikkagi selles mõttes, et kui te nüüd lähete Erasmusega välismaale, siis see on, teil tehakse õppeplaan ja see on nagu põhimõtteliselt võttataotlus ja võttataotluse arvestamine õppeplaani alusel. Võttahind on tegelikult oluliselt odavam kui see ainepunkti hind ja see võttataotluse ühe ainepunkti hinnaks on 10 eurot, aga praegu ma ei julge päris seda vastust öelda, sest see praktika praegu meil puudub, et ma pean seda uurima, et kuidas selles osas see tasumine käib. Motivatsioonikiri on nüüd niimoodi koostatud, et seal ei saa kirjutada rohkem ja seal ei tohiks kirjutada vähem, et te peate jälgima seda, et ei lähe üle mahu. See maht oli vist kuni 4500 tähemärki koos tühikutega kokku. Jah, koos tühikutega. Ehk see on selline maksimaalselt 2,5 lehekülge, umbes 2 maksimaalselt, oleneb kuskile sinna kanti. Ehk kõige suur kunst on kirjutada lühidalt ja sisukalt kõike olulist. Jah, ja me soovime siin nagu tagada seda võrdset kohtlemist, et keegi ei kirjutaks nagu rohkem ja keegi kirjutaks vähem. Et oleks nagu need motivatsioonikirjad sellised ühtlased. Ootame veel küsimusi. Ja ilmselgelt täna siin praegu ei pruugigi. Millal saab tunniplaaniga tutvuda? Mina usun, et avalikus veebis, see tähendab avalikus õisis on ta juba täiesti olemas. Kui nüüd meie ruumiplaani te selles mõttes ei pääsegi ennem, kui te saate need Tartu Ülikooli kasutajatunnused.
Aga avalikust õisist saate küll vaadata. Et sinna, seal näeb tunniplaane ka ilma seda parooli omamata. Aga tunniplaanid saadame ka selles mõttes, kui te olete sisse saanud, siis infokirjaga tulevad ka kõik tunniplaanid teile. Aga esimesel semestril on jah, üldiselt tuleks arvestada neljapäevast pühapäevani käimisega. Kui siis üliharva oli ka kolmapäevi, kui üldse. Ja ilmselgelt, kui tekib veel vahepeal küsimusi, siis on olemas nii Urve kui mina, et sellised tehnilised küsimused just tunniplaanide ja EAP-de ja sellise osas oskab vastata kõige paremini Urve. Ja sisulised ainete küsimused siis võib minule edastada, et kontaktid on kodulehel ilusasti olemas. Ma panen oma kontaktid siia chatti ka, et minuga võib ühendust võtta ka siis, kui on mingisuguseid küsimusi sisseastumisavalduste esitamise osas ja õppetöö osas ja ühesõnaga kõik see korralduslik pool. Panen siis juba enda oma ka, kui on mingeid spetsiifilisi küsimusi, siis võib kirjutada meili. Õisis tunniplaani ei näe. No jah, ma ei oska nüüd praegu öelda, et mida aga peaks nägema. See peaks tulema tegelikult lähiajal siis siin, et... Ei, ma olen täitsa kindel, et see on sisestatud. Aga kui mina lähen praegu õisi, siis mina saan kohe sisse siia töötajana, et seda avalikku õisi ei oska praegu niimoodi juhendada, et kuidas seda avalikku õisi nüüd kasutada. Mainin siis igaks juhuks ära ka, et kui õisi minna ma praegu läksin. Ehk siin kajastab, et nominaalkestus aastates on 3 aastat. Jah, see on nominaal, aga sellel õppekaval ei ole võimalik seda nominaalkorras läbida. Ehk see on viidud täiesti osakoormusega õppele ja see on 4 aastat. Et siin on selline natukene eksitav, millega me oleme palju rääkinud, aga ei saa muuta seda 4 aastal, et tuleb alati üle korrata ja sisutekstides kirjutada, et see ikkagi on osakoormust 4 aastat. Aga ma proovisin jah, tegelikult on küll, et praegu ei näita, et vaatame selle üle ja teeme selle korda, nii et ma arvan, et järgmise nädala jooksul võib seda juba vaadata. Kas on veel mõnda küsimust? Võib ka häälega küsida, ei pea kirjutama. Kes on õppejõud? Näited tänasel päeval ei saa täielikult kinnitada majaväliseid praktikuid, sellepärast et lepingud on nendega sõlmimata. Need lepingud sõlmitakse vahetult enne semestrite algust ja kuna üldehitus loogiliselt on välja kujunenud niimoodi, et esimesel aastal, esimesel semestril õpetavad üldiselt meie kolledži õppejõud, sest seal on rõhk ettevõtlusel, õpetamisel. Kindlalt saab mainida ära Maarja Pajusalu, Meelis Sarv, siis meil kõik majasisesed õppejõud, kes on just ettevõtlusega seotud teemade peal. Tulevad digiturunduses kindlasti ka majaväliseid praktikuid palju. Nende nimesid 110% veel öelda ei saa, sest just need lepingud, et keda ma võiksin nimetada, kellega on kõige rohkem arutelu käinud, on Priit Kallas. Aga ilmselgelt, et seni kuni allkirja ei ole all, seni ei ole mitte miski kindel ja kui seda allkirja nendel majavälistel õppejõududel sinna ei tule, siis me kindlasti leiame oma ala spetsialiste praktikuid teisi. Ehk digiturunduse vallast tulevad Eestist natukene tuntumad praktikud siia. Ja ka teistes valdkondades ikka võimalusel meil on selline
Kolledžis on päris tihti selline, et sul on õppejõud, kes annab seda akadeemilist teoreetilist osa ja siis kaasatakse ainetesse, et kui täielikult ei ole aine välise õppejõu käes või teoreetiku käes, siis osaliselt kutsutakse neid ikka külla ja annavad edasi kas siis aine mingi osa raames mingisuguseid osasid sellest või siis käime ise külas. Miks disainmõtlemine ja digiturundus on kokku pandud? Sest bakalaureuseõppes ei ole neid kuskil kokku pandud. Saab õppida disainmõtlemist, saab õppida digiturundust. Disainmõtlemiste teenuste disaini õpetatakse ju meil magistris spetsiifiliselt ainult ühte asja. Tartus õpetatakse magistri tasemel küll ja disainmõtlemist ja digiturundust natukene ka koos. Aga bakalaureuse astmes oli see lünk täitmata ja kuna tänasel päeval see kogu turunduse vallast on nii oluline osa just digiturundusel, siis oli mõistlik need kokku panna ja sisendid tulevad ikkagi väljaspoolt, et mitte me ise ei mõtle, et kaks vägevat asja paneks kokku need, ehk need on ikka sellistel kõrgematel tasemetel nagu soovituslikult, et õppekavasid oma sisemisest mõttest päris ei looda. Ehk on vajadus ja seda on ka raportid ja igasugused uuringud näidanud, et nende kahe kokkupanemiseks see on ideaalne kooslus. Kuidas teha digiturundust paremini? Vahepeal oli veel üks küsimus, mis on antud valdkonnas kõrghariduse õppekava eelis turul pakutavate koolituste ees? Koolitustest sa saad väikse ampsu. Ja koolitusega, jah, kui nüüd me niipidi mõtleme, siis kui sa oled juba kuskil omandanud bakalaureuse kraadi, siis sul seda osa enam vaja ei ole. Kui sa seda omandanud ei ole, siis kõige suurem eelis on see, et sa saad kõrgharitud inimeseks. Aga kui sul on omandatud kõrgharidus ja võtad koolitusi, siis selle jaoks, et sa saaksid selles mahus, nagu see õppekava on, sa pead ikka võtma väga palju koolitusi ja kinnitan, et see kooslus, kuidas need kokku panna, ise endale leida nii, et sul oleks kõik plokid hallatud, et sa ei kordaks kuskil mitte midagi, et sa saaksid seda, mida sa vajad kõige paremalt. Sa ei saa esiteks digiturundust ja disainmõtlemist päris kokku pandult, ei ole võimalik nagu väga ka koolitusena kuskilt võtta. Sa saad disainmõtlemist, sa saad digiturundust. Mingid aspektid võivad ka kattuda, aga ma usun, et ka tasu osas, et need koolitused ei ole teps mitte kõige odavamad. Ja kui tahta ikka head õppejõudu, koolitajat, siis sellel õppekaval on kõik lihtsaks tehtud, et sa saad ühest kohast kõik asjad vajalikud kätte. Võib-olla ma mainingi siia juurde selle tasumise osas, et tegelikult on võimalik õppeteenustasu maksta ka tööandjal. Et kui teie tööandja leiab, et teil on sellist haridust vaja, siis võib ka tööandja teie eest tasuda. Kui mul on kõrgharidus ja spetsialiseerumine turundusele, kas siis see eriala annab mulle teadmisi juurde? Jah, selles suhtes, et midagi oleneb nüüd sellest, et kus see kõrgharidus on, kui spetsiifiliselt see spetsialiseerumine on. Seda saab kindlasti õisist lugeda, kõik ained, mis seal on, õpiväljundid, eesmärgid, ehk vaadata, et mis see erinevus tänaseks päevaks saaduga on. Ja teadmisi juurde, ja siit ma loen välja, et disainmõtlemise poolelt ei ole ju midagi omandatud. Ja turundus üldiselt, kas meil on pigem ikkagi rohkem see digiturundus sees, mitte see üldist turundust on ka, ja see on see alus, aga
lõpuks need kaks asja, mis tõusevad esile, on ikkagi disainmõtlemine ja digiturundus. Nii et ma ei tea, kas oma küsimusele vastuse said, et ma usun, et sa saad kindlasti teadmisi juurde. Nii, aga kui nüüd rohkem küsimusi ei tule või tuleb, siis ma ei tea, me võime hakata vaikselt ka ju otsuseid kokku võtma, et info on edastatud, kus meid kätte saab, kust lisainfot küsida saab. Saab veel mõne kiire küsimuse küsida, kui on vajadus või huvi. Aga mina ootan teid õppima. Mina ka. Aga aitäh siis teile ja loodan kohtuda nii mõnegagi siis juba 1. septembril infotunnis. Mina soovin edu.